Trump pani Iraani taas silmitsi Ameerika Ühendriikide jõhkra sõjalise jõuga. Pärast seda, kui USA armee AH-64 Apache helikopter kukkus alla Hormuzi väina lähedal Omaani rannikul, juhtumit, mida Trump omistas Iraani tegevusele. Teisipäeva õhtul ja juba tugeva vastukajaga kolmapäeval 10. juunil 2026. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus kinnitas enesekaitserünnakuid Iraani positsioonide vastu ülemjuhataja otsese käsu alusel. Islami revolutsiooniline kaardivägi püüdis juhtumit muuta piirkondlikuks ohuks, lubas vastust ja hakkas rääkima uutest rünnakutest Ameerika vägede ja liitlaste vastu Pärsia lahes. Aga Donald Trumpi reaktsioon tuli kiiresti, oli karm ja läbimõeldud. Keishing, Sirik, Jesk, Bandarabas ja Minabi sattusid Ameerika survekaardile. Radarid, õhutõrje, rannikupatareid, sõjalised punktid ja Lõuna-Iraani kontrolliga seotud rajatised said sihtmärkideks. Kui Teheran püüdis näidata jõudu, siis Iraani kaitse näitas üles puudusi, vastuolusid ja meeleheidet. Israel survestas endiselt Hezbollah'd Libanonis, tugevdades piiramisrõngast Iraani režiimi relvastatud haru vastu väljaspool oma piire. Tuumakriis tõusis taas kesksele kohale, kui Iraan lükkas ettepanekud tagasi ja püüdis aega võita. Mida Trump nägi? Miks Iraan kõigega riskis? Kuidas Ameerika Ühendriigid korraga surve ümber pöörasid? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja selge sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Trumpi valitsus käsitles Apache allakukkumist kui otsest agressiooni Ameerika vägede vastu ühes maailma kõige tundlikumas piirkonnas. Õhusõiduk patrullis vete kohal, mis asuvad Hormuzi väina lähedal. See on elutähtis läbipääs energia, kaubanduse ja rahvusvahelise julgeoleku jaoks. Mõlemad sõjaväelased päästeti elusalt ja nende seisund oli stabiilne, kuid Washington ei lasknud juhtunul piirduda vaid diplomaatilise märkusega. Vastus tuli rünnakutega Iraani territooriumile, peamiselt Hormuzgani provintsis Iraani lõunaosas. Seal asuvad sadamad, raketipatareid ja kaitsesüsteemid, mida režiim kasutab laevanduse ähvardamiseks. Trump vähendas avalikult juhtunu tähtsust, öeldes, et keegi ei saanud surma, kuid see ütlus ei tähendanud nõrkust. Veidi hiljem alustasid Ameerika Ühendriigid rünnakute vooru, mis näitas vastupidist. Valge Maja kasutas avalikku rahulikkust kattevarjuna tugevamale sõjalisele vastusele. Loogika oli lihtne. Mitte anda otsuse tempot vaenlasele, mitte kuulutada iga sammu enne õiget aega ja mitte lubada, et islami revolutsiooniline kaardivägi testib Ameerika jõude ilma selle eest hinda maksmata. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus teatas, et rünnakud algasid kell 17:00 USA idaranniku aja järgi vastuseks kopteri allakukkumisele. Ametlikult kasutati sõna enesekaitse, kuid mõju koha peal oli palju suurem kui lihtsalt sümboolne vastus. Radarite ja õhutõrje tabamine ei ole mõeldud ainult karistamiseks, vaid vastase pimestamiseks, tema reageerimisvõime vähendamiseks ja ruumi loomiseks juhuks, kui on vaja uut rünnakut. Siin muutub Donald Trumpi sõnum selgemaks. Iraan võib küll karjuda, kuid Ameerika Ühendriigid ründavad seal, kus see kõige rohkem haiget teeb. Plahvatusi on teatatud Keshimis, Sirikis, Minabis ja teistes Iraani lõunaosa piirkondades. Bandarabasi piirkond oli samuti saarte keskmes, sest seal asub üks Iraani tähtsamaid sõjalisi ja sadamaalasid. See, kui Iraan kaotab selles piirkonnas kontrolli või turvalisuse, tähendab, et nende peamine piirkondlik šantaaživahend nõrgeneb. Režiim on alati püüdnud kasutada Hormuzi väina ähvardusena kogu maailma vastu. Trump vastab nüüd just selle valusa koha juures. Islami revolutsiooniline kaardivägi püüdis reageerida karmide sõnadega. Iraani võimud hoiatasid, et rünnakud ei jää vastuseta ja rõhutasid, et välisjõud peaksid piirkonnast lahkuma. Režiimi probleem on see, et see ähvardus tuli koos segaduse märkidega. Osa Iraani struktuuris püüdis vähendada vastutust Apache allatulistamise eest. Teine osa rääkis õigust rünnata Ameerika vägesid, kuna need asuvad Iraani territooriumi lähedal. See vastuolu paljastab surve all oleva, lõhestunud ja omaenda narratiivi üle täieliku kontrolli mitte omava režiimi.
pärast Ameerika rünnakuid vastas Iraan rakettide ja droonidega USA-ga seotud baasidele sellistes riikides nagu Bahrein, Kuveit ja Jordaania. Iraani pealetung püüdis näidata jõudu, kuid kinnitas ka kriisi keskset punkti. Teheran ei soovi avatud konventsionaalset sõda Ameerika Ühendriikidega. Režiim tegutseb rakettide, droonide, relvarühmituste ja piirkondliku hirmutamisega. Ta ründab kaugelt, ähvardab liitlasi, suurendab pinget Pärsia lahes ja püüab panna rahvusvahelist kogukonda üles kutsuma rahule, enne kui Washington edasi liigub. Erinevus seisneb selles, et Trump ei läinud kaasa halvatuse mänguga. Ameerika vastus oli suunatud Iraani tegelike sõjaliste võimete vastu. Õhutõrje, radarid ja rannikupositsioonid on struktuurid, mis kaitsevad režiimi ja toetavad selle võimet piirkonda ähvardada. Kui need sihtmärgid satuvad sihikule, ei jää sõnum ainult Teheranile, Bahreinile, Kuveidile, Araabia Ühendemiraatidele, Saudi Araabiale, Iisraelile ja teistele piirkonna riikidele. Nad näevad, et Washington on valmis reageerima, kui Iraani režiim ületab piiri. Ameerika Ühendriikide merevägi ilmus samuti rünnakuga seotud teabe keskmesse. Piirkondlikud teated viitasid tiibrakettide kasutamisele ja rünnakutele Ameerika mereväe poolt. Seda tüüpi tegevus suurendab survet, sest see näitab, et Iraan ei tegele ainult lennukite või statsionaarsete baasidega. See seisab silmitsi sõjamasinaga, mis suudab tegutseda nii merel, õhus kui ka reaalajas luureandmete abil. Islami revolutsioonilise kaardiväe jaoks tähendab see, et süsteemide peitmine, patareide ümberpaigutamine ja komandopunktide liigutamine ei lahenda probleemi. Kui Ameerika Ühendriigid ründasid Iraani lõunaosa, suurendas Iisrael survet Hezbollah'le Liibanonis. Iisraeli rünnakud tabasid tulistamisalasid ja muid positsioone Lõuna-Liibanonis seoses Iraani teljega seotud pingete kasvuga. Iisrael väidab, et Hezbollah kasutab tsiviilalasid ja linnaehitisi oma sõjalise kohaloleku hoidmiseks. Tulemuseks oli uus evakuatsioonilaine, hirm ja häving Liibanonis, mis näitab taaskord, kuidas Iraani projekt levitab konflikti väljapoole oma piire. Hezbollah on samuti selle eskalatsiooni käigus kaotanud oma juhtimisstruktuuris võtmeisikuid. Iisrael jätkas operatsioone rümmitusega seotud isikute ja rünnakuteks kasutatud paikade vastu. Teherani jaoks on see oluline, sest Hezbollah on alati toiminud kui Iraani islami revolutsioonilise kaardiväe strateegiline pikendus. Kui Iisrael survestab Hezbollahad, jõuab surve ka Iraani režiimini. Iraan kaotab ähvardusvõime, kaotab hirmutamisvahendi ja näeb, kuidas tema ümbrus muutub haavatavamaks. Tuumakriis sattus samasse paketti. Iraani režiim lükkas ümber väited uue vastuvõetud ettepaneku kohta ja keeldus pikast uraani rikastamise külmutamisest Washingtoni soovitud tingimustel. Trump survestab kokkuleppe saavutamist, mis võtaks Iraanilt võimaluse kasutada läbirääkimisi kilbina aja võitmiseks. Teheran püüab säilitada tuumaalast manööverdamisruumi, leevendada sanktsioone ja hoida piirkondlikku mõju. Erinevus seisneb nüüd selles, et vestlus toimub ajal, mil pommid langevad režiimi sõjaliste rajatiste lähedale. Diplomatia eksisteerib endiselt, kuid ei valitse enam üksi olukorda. Trump räägib kokkuleppest, kuid reageerib sõjaliselt, kui Ameerika vägesid rünnatakse. See kombinatsioon seab Iraani raskesse olukorda. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete spetsialist ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.